Laialt väidetakse, et kliima on kriisis ja see on inimese süü. Breaking heat records. Weather extremes. It's about as hot as it can physically get. Öeldakse, et inimtekkelise kliimakriisi kuulutamise taga valitseb teaduslik konsensus. Tartu Ülikooli Füüsikainstituudi kaasprofessor Valter Kiisk selliste väidetega ei nõustu. Kõigepealt selliste terminitega nagu konsensus ja enamus ja vähemus ja autoriteedid ja teaduses selliseid termineid nagu ei tohikski kasutada tegelikult. Intervjuus vabadused.ee-le selgitab Kiisk, et kliima on viimase paarisaja aastaga tõepoolest mõõdukalt soojenenud ja selles on inimesel oma roll. Kuid kas see tõesti tähendab kriisi? Hetkel ei ole mingit kriisi. Kiisk ütleb, et peaksime kliimamuutustesse paanikata suhtuma ja aru saama, et see, mida meile niinimetatud rohepöörde sildi all kliimavõitluses pakutakse, on pseudolahendused. Hakkame seal tuulest ja päikesest elama, taimetoitu sööma ja majandust ei tohi kasvatada ja nii edasi, et need on täiesti eluvõõrad ideed muidugi. Valter, meile räägitakse ju tänases maailmas päris palju meedias, eks ole, et kliima on kriisis, meil on midagi hirmsat maailmaga just kliima tõttu toimumas. Kuidas teie vaatate sellele debatile? Hetkel ei ole mingit kriisi, aga on võimalik muidugi ette kujutada hulk põhjuseid, et miks idee nagu niimoodi püsivalt tõus on ja miks inimesed sellest lahti ei lase. Et kui me kujutaksime ette, et me tänasest kliimast üleöö läheksime järsku üle sellesse kliimasse, mis saab olema, ütleme, 200 aasta pärast, kui kliima on soojenenud, ütleme, 5 kraadi näiteks, siis see oleks muidugi üsna järsku üleminek ja siis võiks tõesti öelda, et on kriis, kuna mõnes kohas kliima on selleks ajaks võib-olla muutunud oluliselt ja veetase on tõusnud ja jääkate on vähenenud ja on mingeid olulisi muutuseid toimunud. Aga tegelikult kõik need asjad saavad juhtuma aeglaselt ja järk-järgult ja see puhastumine ei tohiks olla siin mingi probleem. Inimeste jõukus ja tehnilised võimalused ilmselt arenevad oluliselt kiiremini võrreldes nende väljakutsetega, mida see kliima muutumine siis esitab. No aga meile ju öeldakse, et kas te ei näe, et torm on? Et kas te ei näe, et need põud oli seal ja kas te ei näe, et ma ei tea, sademid on äkki rohkem ja et meil tuleb justkui sellega tegeleda. Ma täna hommikulgi lugesin, see oli küll poliitiline, eks ole, arvaja, kes ütles, et kuulge, teadlased on ammu kliimamuutuse põhjused selgeks teinud ja ühesõnaga, miks me ei tegutse. Et nõuab tegutsemist. Et justkui, et me peame tegutsema, sest midagi on halvasti. Kliima muutub, aga kõik muutused ei ole halvad. Enamik neid nõndamöödud lahendusi, mis seni pakutakse, need on ju pseudolahendused, et hakkame seal tuulest ja päikesest elama, taimetoitu sööma ja majandust ei tohi kasvatada ja nii edasi, et need on täiesti eluvõõrad ideed muidugi. Ikkagi ma tulen kriisi jutu juurde korra tagasi, et kui inimesed kujutavad ette, et kliima on kriisis, siis nad toovad näiteks tormi, selle veeuputuse kuskil oli seal vesi üle kallast ja nii edasi. Et kas seal on siis mingi selline, ütleme, andmestikuga opereerimine käsil näiteks, et tegelikkuses see võib olla ka looduslik varieerus või kuidas sellega on? Kõigepealt, mis puudutab, kui me räägime näiteks, võtame veetaseme tõusu näiteks klassikalise näitena, et mis on põhimõtteliselt sama asi, mis ma enne ütlesin, et kui ütleme 100 aastaga, ütleme, et vesi tõuseb seal kas pool meetrit või meeter, et 100 aasta pärast on need inimesed seal ranniku ääres ilmselt juba ammu surnud ja majadki ära lammutatud selles mõttes, et see veetaseme tõus ei tähenda, et keegi seisab seal rannikul paigal ja vesi tõuseb üle pea, ja ütleme võib-olla 1000 aastaga see vesi tõuseb seal isegi 10 meetreid, aga 1000 aasta pärast on juba isegi linnad uuesti üles ehitatud, nii et see tormide teema, kliimaprognoosid vist nad nii palju ütlevad, et torme on küll vähem, aga nad saavad olema natuke tugevamad vist. Midagi sellist nad ennustavad, aga need on kõik mingid väikesed muutused ja sageli, kui seda kriisiteemat selles kontekstis tahetakse nagu elus hoida, siis manipuleeritakse seal statistikaga umbes, et kui meil on mingisugused
võrdlemisi harvad katsepunktid ja mõned neist katsepunktidest on veel ajaloolised, kus sa peaksid hoolikalt arvesse võtma ajaloolisi tingimusi, et vanasti võib olla kõiki orkaane ja ka torme täpselt ei teatudki või loetud üles ja teine asi on see, et kui me räägime trendist, siis trend sõltub sellest, et kui neid katsepunkte on väga vähe, siis sõltub, mis ajaaknas me seda trendi vaatame, et sobivad andmeid võtta, siis kindlasti see trend võib olla mõnikord natuke ülespoole või natuke allapoole. Tihtipeale sellest kriisist või kliimamuutustest rääkides ju räägitakse ka sellest, et selle taga on teaduslik konsensus. Kõigepealt selliste terminitega nüüd nagu konsensus ja enamus ja vähemus ja autoriteedid ja teaduses selliseid termineid nagu ei tohikski kasutada tegelikult. Minimaalselt, mis me saame öelda, on see, et inimtekkeline panus ei ole tühine. Me võime välja arvutada siis selle näiteks, et kui nüüd see soojuskiirgus maa pealt hakkab nüüd läbi atmosfääri kosmosesse liikuma CO2, siis mõnedel lainepikkustel neelab seda. Ja seega natukene energiat jääb siis atmosfääri kinni. Põhimõtteliselt me võime välja arvutada, et kui me teame nüüd selle CO2 neeldumisspektrit ja siis me võime välja arvutada, et kui palju seda energiat kinni jääb ja siis seejärel saab välja arvutada, et kui palju tuleks siis maapinna temperatuuri nüüd tõsta selleks, et see tasakaal taastada, sest kogu kõik see asi saab alguse tasakaalust, et nii palju kui maakera seda päikesekiirgust neelab, nii palju ta peab soojuskiirgusena ka kosmosesse tagasi kiirgama, muidu kui see tasakaal on paigast ära, siis ta hakkab kas soojenema või jahtuma. Kui nüüd see elementaarne rehkendus ära teha, siis selle CO2 muutuse jaoks, mis me nüüd oleme tööstusrevolutsioonilise ajaga võrreldes esile kutsunud, kunagi oli 280 miljondikku oli, nüüd on ta 430 või midagi sinna kanti. Et see puhtalt, et CO2-st endast niimoodi tuleks siis 0,5 kraadi umbes niimoodi teoreetiliselt, mis on juba õiges suurusjärgus. Ja siis edasi tulevad igasugused täiendavad efektid, et tulevad igased tagasisided, et kui atmosfäär on soojem, siis seal on rohkem veeauru. Veeaur on omakorda kasvuhoonegaas, mis neelab ka mingite lainepikkustel seda soojuskiirgust. Ja aerosoolid ja mõned nendest, mõne kohta võib-olla ei olegi täpselt teada, mis efekt on, mõni koguni jahutab natuke. Need praegused kliimamudelid, nad seal saavad umbes tulemuseks, et ta siis 2 või 3 korda on rohkem võrreldes nüüd sellega, mis ma siin arvutasin, et mis ongi enam-vähem õiges suurusjärgus, et selles mõttes siin nagu midagi üllatavat ei ole. Kas see soojenemise määr on kuidagi moodi siis ohtlik või hukutav? Seal on ilmselt positiivseid aspekte ja negatiivseid, et mingites piirkondades kindlasti sellist ohtlikult külmade ilmade arv väheneb näiteks ja mõnel pool läheb kliima troopilisemaks. Mis võib olla ka halb selles mõttes, et näiteks on mingid pikemad kuivad perioodid ja millele järgnevad siis tugevamad sajuhood, näiteks merevee tase aegamööda tõuseb või tõuseb, ta vist tõusis ka varem, aga eks ta nüüd kliimasoojenemise tõttu ta tõuseb natuke kiiremini, kui ta enne tõusis ja nagu öeldud, et need on kõik sellised järkjärgulised protsessid ja nendega kohastumine ei tohiks olla nagu mingi probleem. Võib ju ka nii küsida, et kas oleks parem, kui seda ei oleks? Kas oleks? Muidugi. Ideaalis muidugi oleks, kuna me oleme ühe kliimaga nii hästi ära kohastunud, siis muidugi oleks ideaalne, kui üldse midagi, kui maailm püsiks statsionaarne, aga isegi puht looduslikult nüüd me ei saa nõuda, et asjad nii hästi paigas oleksid, et eks neid looduslikke protsesse on ka, mis erinevates ajaskaalades seda temperatuuri ja kliimat siis ühes ja teises suunas liigutavad. See küsimus iseenesest, et kui täpselt, et kui suur protsentuaalne osa nüüd inimtekkeline, see ei ole üldse tähtis küsimus selles mõttes, et isegi kui nüüd peaks selguma, et kliimateadlased on nüüd asjadest valesti aru saanud ja tegelikult ainult pool on näiteks inimtekkeline, siis niikuinii meie emissioonid alles kasvavad globaalselt ja varem või hiljem hakkame domineerima selles soojenemise esile kutsumises. Miks me räägime, eks ole, sellest kliimast? Me räägime sellest selle tõttu, eks ole, et ütleme kliima ja kliimapoliitika selle tõttu, et kuidas me siis korraldame ja kujundame
enda elu põhimõtteliselt ja me oleme viimased 150 aastat, kui on toimunud see mõõdukas soojenemine, oleme korraldanud oma elu energeetiliselt või energiamajanduslikult hoopis teisel tasemel kui varem, eks ole. Et see on see küsimus, noh. Ja nüüd kogu see temaatika tegelikult ju puudutab seda, et kas me jätkame energeetiliselt nende asjade kasutamist, mida me siis oleme kasutanud või nagu öeldakse, et lõpetame fossiilkütuste kasutamise. No minul on ikkagi selline esmane küsimus alati see, et kui keegi kuskil räägib, et et see ingliskeelne mõiste on phasing out fossil fuels on ju, et lõpetame siis fossiilkütuste kasutamisest ja nii edasi. See tänases maailmas on üldse võimalik? Päevapealt ei lõpeta jah. Kuigi ma tean jah, et kus Inglismaal või kuskil on vist mingi liikumine, mille nimi on Just Stop Oil. Et naiivselt on muidugi võimalik ette kujutada, et mis siis ära ei ole, aga fossiilne energia ta on ühtpidi, ta on selline hea lihtne energia, et erinevalt nii taastuvenergiast kui ka tuumaenergiast, et need kaks viimast nõuavad distsiplineeritud ühiskonda, et neid praktiseerida. Fossiilne energia on selles mõttes hea lihtne energia, et ka arenevad ühiskonnad saavad ikkagi selle kivisöe elektrijaama seal ilusti käima panna ja hakata siis nii-öelda elujärge parandama, aga siis teine asi, mis fossiilsel energial on see, et ta on universaalne, et teda saab kasutada kõikjal ja paljudeks vajadusteks. Kas on siis elektri tootmine või masinate liigutamine ja lisaks siis muidugi sealt tulevad ju kõik igasugused materiaalsed ressursid nagu keemiatooted ja väetised ja asjad, et nii palju võib öelda, et see muidugi on narr, et nüüd sellel sajandil veel arenenud riigid ka elektrit toodavad fossiilsest energiast, et elektri mõttes me võiks need küll olla ammu ikkagi tuumaenergia peal. Välja arvatud siis sellised riigid, kus on nagu on seal Põhjala riigid, kus on palju hüdroenergiat, et nemad tõepoolest, nemad mitte ei tee enam rohepööret, vaid on ammu selle ära teinud juba, sest neil on jah palju hüdroenergiat ja lisaks veel mõnel on seal palju tuumaenergiat ka ja hüdroenergia abil on võimalik ka natuke seda tuuleenergiat kaasata süsteemi, nii et meie eesmärk, te ütlete, et tuumaenergia, kivisüsi, eks ole, et selle võiks kõrvale jätta, et tuumaenergia võiks olla ju see lahendus. Teatavas mõttes meiegi Eestis võib-olla sinnapoole tahame liikuda, aga meil on siin praegune fookus on üsna selgelt tuuleenergia ja väikeseenergia peale. Et kuidas nende süsteemidega on, et miks need siis lahendust ei paku? Nagu ütlesin, et sobivates geograafilistes tingimustes otstarbekalt praktiseerides, eks nad, nagu öeldud, et näiteks Norras ja sellistes riikides tõepoolest on võimalik täielikult minna taastuvenergia peale ja aga miks seal on? Võib-olla selgitate? Seal on kuidas see süsteem siis? Seal on, Norra on üldse erandlik näide, seal on tohutus hulgal ju hüdroenergiat, et Soomes on ka natuke hüdroenergiat ja siis selle abil ilmselt on võimalik seal ka tuuleenergiat kaasata süsteemi. Eestis on jah, see on olukord, et meil ei ole hüdroenergiat ja ei ole isegi geograafilisi tingimusi, et teha hüdrosalvestust. Et Eesti oludes seda asja võiks hakata arutama niimoodi, et alustame mingist idealistlikust äärmusest pihta, et oletagem, et me elaksime sellises maailmas, kus ei ole aastaaegu, kus nii taastuvenergia tootmine kui ka tarbimine kõiguvad ainult päevases aja mastaabis, siis sellises maailmas tõesti oleks võimalik elada näiteks tuuleenergia peale, et me võiksime võtta maismaa tuulepargi näiteks, panna sinna juurde, ütleme 12 tundi akusalvestust ja need hinnad on umbes teada, et võib välja arvutada, et sel juhul 1 kilovatt-tunni elektri hind tuleks umbes 4 senti, mis tänases võrdluses tundub tõesti päris hea. Kuigi ta tundub hea eelkõige pigem sellepärast, et maksudega on fossiilne energia aetud kalliks, selle tõttu ta näeb nii hea välja, aga sellegipoolest sellises utoopilises äärmuses tõepoolest taastuvenergia töötaks, aga kui nüüd tulla nagu reaalsesse maailma, sel juhul võiks naiivne idee olla see, et võtame siis suurema aku, mis tasakaalustab mitte ainult päevast kõikumist, vaid ka aastast või aastaajalist kõikumist.
aga see on täielik utoopia tänasel päeval ja nii täna kui ka oomatavas tulevikus, et ilma igasuguse detailse rehkenduseta on selge, et sellise aku maht peaks olema mingisugune märkimisväärne protsent aastasest energiatarbimisest, et neid aastaseid kõikumisi nagu tasakaalustada. Ja ma isegi võtsin huvi pärast eelmise aasta andmed tuule- ja päikese tootmise kohta ja siis ka tarbimise kohta, et kui ajada need keskväärtused seal kokku, nii et tõesti aasta lõikes me toodame täpselt sama palju, kui me tarbime. Ja siis vaadata, et kumulatiivselt, kui suureks läheb see vahe siis toodetud ja tarbitud energia vahel, siis see tuli 16%. 16% aastasest elektrist, see on umbes mingi 1 teravatt-tund, et see on täiesti omamatu, sest näiteks see vesisalvesti, mida sinna Paldiskisse ehitatakse, et seal on ainult 6 gigavatt-tundi, ehk siis üle 100 korra vähem. Nii ja siis tealt sõide ei tööta, et salvestust ei saa. Ja siis jääbki järgi ainult see teine suund, kuhu siis liigutakse, et salvestust on nii palju, kui on, aga me lihtsalt peame tootma seda taastuvenergiat nii palju kui võimalik, et igal ajahetkel, võimalikult paljudel ajahetkedel tuleks energia pigemini siis sealt taastuvatest allikatest. Ja siis need juhitavad fossiilsed võimsused, need lihtsalt on varustuskindluse jaoks, nad igaks juhuks on olemas. Selle suundumuse korral nüüd hind hakkab üles viima 2 asja vähemalt, et üks on siis see, et see taastuvenergia tootmisvõimsused saavad olema üledimensioneeritud. Kui me tahaksime näiteks, et me aastas keskmiselt toodaksime sama palju, kui me tarbime, siis see tähendab, et on päris palju neid hetki, kus me toodame rohkem, kui me tarbime. Praktiliselt see tähendab seda, et kas siis pannakse aeg-ajalt nüüd mõni tuulepark seisma või võib-olla õnnestub mõnikord siis energia saata üle kaablite kuhugi naabritele olematu hinna eest. Igal juhul praktiliselt see tähendab, et see energia läheb kaduma. Ja seega 1 kilovatt-tunni kasuliku elektri hind ei ole nüüd enam mitte 4 senti, vaid on nüüd juba rohkem. Et see on üks häda ja siis teine häda on see, et sellel juhuelektril on ilmastikul ja siis sellest tulenevalt ka nüüd sellel taastuvenergia tootmisel on see häda, et ta mitte ainult ei ole juhuslik, vaid tal ei ole mingit alumispiiri olemas selles mõttes, et mitmetel perioodidel võib tootmine minna päris nulli. Ükskõik kui palju me neid tuulikuid ja päikesepaneele oleme üles pannud. Ja seega peab alati olema tiputarbimise mahus siis juhitavaid võimsuseid, et muidu võib-olla inimesed naiselt kujutavad ette, et kui me hoolega aina ehitame neid taastuvenergia agregaate, et äkki me saame siis ühel hetkel hakata neid fossiilseid elektrijaamu üldse kinni panema, aga see on võimatu, et kuskil see juhitav võimsus peab alati vajalikus mahus eksisteerima, ükskõik kas ta nüüd on meil või on ta siis naabrite juures, me toome sealt kaabliga seda, aga kuskil ta peab olema. Ja muidugi on seal muid asju, mis seda elektrihinda seal suurendavad, et seal võrku tuleb ilmselt ehitada, kuna taastuvenergial on see halb omadus, et kord teda genereeritakse ühes Eestimaa nurgas, siis teises ja ta peab igast punktist kõikjale jõudma. Ja siis muidugi see fossiilsed elektrijaamad, nad peavad siis ekstra tööd tegema, et nüüd tasakaalustada seda juhitamatut tuule- ja päikese tootmist, et sealt see kasutegur läheb seal natuke alla ja kokkuvõttes oluliselt suurendavad seda hinda ja tulemus on see, et elektri hind on paratamatult kõrge ja fossiilidest lahti ikkagi ei saa. See on selles mõttes, ma arvan, väga paljudele väga üllatav, kaasa arvatud ka vähemalt inimestele otsustavatel kohtadel või poliitikaringkondades siis, eks ole, kes räägivad meile, et me peame rohkem tegema taastuvenergia tootmist just nimelt selle tõttu, tuuleenergia tootmist, päikeseenergiat, et siis hind läheb alla, vaadake ise turuhinda, et see ongi võib-olla kõige suurem kriitilisem moment, millest inimesed, ma arvan, ei saagi aru. Et põhimõtteliselt selgitate, kas saan õigesti aru, meil tuleb topeltsüsteem üles ehitada, see on juba kallis. Nojah, jämedates joontes jah, et muidugi seal võib nüüd komakohti hakata seal vaatama, et kui me nüüd veel paar tuulikut üles paneme, kas elektri hind natukene läheb alla või natuke üles, aga need on juba detailid, et no see on börsihind, eks ole, mis siis liigub?
või kuidas ei, te silmas kõik peate? see jutt, mis ma praegu rääkisin, see käis nagu nii-öelda keskmise hinna kohta, et noh, see elektribörs, see on veel omaette noh, imelik asi, et ja mina vaatan ikkagi noh, keskmist, et ega see, et nüüd korraks me saame selle hinna nulli, et noh, see ei ole suures plaanis, see ei oma nagu tähtsust. Et kas ei jõua nagu see sõnum kohale, et kuulge, et me peame seda kogukulu siin arvestama? Nojah, no selles mõttes, et ma ütleksingi, nagu ma see juttu siin energia kohta pihta hakkasin, et inimesed keskenduvad võib-olla jah, mingitele idealistlikele äärmustele, et muidugi, kui me jah, ei arvesta juhitamatust, vaid ainult vaatame, et mis selle 1 kilovatt-tunni elektri hind tuleb, siis jah, see tuleb tõesti tänases võrdluses ta tundub olevat konkurentsivõimeline. Ja noh, seal näiteks, mis on klassikaline näide veel, et räägitakse muidugi, et on tarvis salvestust, aga ainult, et enamasti kas ei teadvustata, et kui palju seda salvestust tarvis on. No eeldatakse, tavaliselt kui salvestusest niimoodi möödaminnes räägitakse, siis alati räägitaksegi just päevasest salvestusest. Ja noh, päevane salvestus, see ka ei ole päris odav. Päevane salvestus on veel tehniliselt nagu mõeldav, et see päris võimatu ei ole, aga noh, sessioonne salvestus on täiesti võimatu. Lihtsalt noh, kuidas seda selgitada, et miks ta võimatu on? Selles mõttes, et inimene kujutab ette, et no ma ehitan suure aku. Toa suuruse, maja suuruse, ma ei tea. Ükskõik, võtame aku või vesisalvesti või isegi vesiniksalvesti, et igatepidi tulevad need hinnad astronoomiliselt. No umbes 2 suurusjärku tulevad mööda sellest, mis oleks nagu noh, kui me tõepoolest on otseses mõttes nüüd tahaksime fossiilsest energiast täielikult lahti saada, siis oleks meil akude hinda tarvis 2 suurusjärku alla tuua. Et siis oleks noh, ääri-veeri võib-olla mõeldav kuidagi. On see realistlik, et see tuleb nii palju alla? No järgmised 100 aastat kindlasti mitte, võib-olla ka mitte 200 aastat. Vesiniku mainisite, et vesinikuga meil tegeletakse ka ju, et nimetatakse ju rohevesinikuks. Ma saan aru, te ka mainisite, et see asi, mida roheks nimetatakse, ei pruugi üldse olla, noh, ütleme see võib-olla naeru. Aga noh, on ju selline asi, rohevesinik ja siis pannakse rohevesiniku takso sõitma, et on see selline loogiline selline lahendus meie probleemidele? Noh, nende roheliste asjade kohta võiks öelda seda, et noh, kui keegi tahab demonstreerida, et see asi töötab, siis noh, see võibki ju võtta siis, et on seal tuulepark või ka üks tuulik ja seal kõrval on siis vesiniku tootmine ja kui see asi annab aktsepteeritava kvaliteediga ja konkurentsivõimelise hinnaga elektrit, siis noh, kõik see muu ongi siis lihtsalt turumajandus juba, et milline süsteem siis võimalikult väikese süsiniku heitmega konkurentsivõimelist hinda pakub, et sellega peakski asi lähenema. Ja. Aga noh, enamasti nendel neid rohelisi asju tuleb seal, eks ole, neil on vaja toetuseid igasuguseid ja siis on tarvis veel fossiilset energiat maksustada ja siis alles võib-olla sellistel tingimustel ta mingil määral hakkab olema konkurentsivõimeline. See vist on niimoodi ka nende Eesti vesinikuprojektidega, et ettevõtjad, kes sellega tegelevad, ei ole pidanud sinna oma vahendeid sisse panema, sest et maksumaksja seda siis nagu toetab, aga siis see ei olegi nagu turutingimustel, vaid noh, siis innovatsioon riigi kulul või midagi sellist, eks ole, aga see on laiemalt vist selle kliimapoliitika, nagu te ütlesite, selline probleem. Ja me kipume sinna matma nagu tohutult raha, aga me ei saa aru täpselt, et või noh, ütleme, tavakodanik või noh, mina ei saa näiteks aru, mis sellest kõik kasu on. Üks esitus, mis siin annab innovatsioon ja ehitamine, need on 2 erinevat asja, et innovatsioon on, seda võib ikka teha, et neid asju edasi arendada, aga on levinud arusaam, et lahendused juba eksisteerivad ja nendeks lahendusteks on siis tuulikud ja päikesepaneelid ja akud ja võib-olla ka vesinik ja elektribörs ja tohutu hulk märksõnu, et see ongi lahendus, et me lihtsalt peame neid asju rohkem ehitama, et siis tulebki rohepööre. Nii tuleb? No jah, tulemus ongi see, nagu me siin rääkisime,
et eks ta mingit kallist elektrit annab niimoodi lõpuks, aga jah, see fossiilne energia võib alati nagu varustuskindluse jaoks ikka kuskil seal varjatult eksisteerima. Rääkimata sellest, et enamik neid asju ju ehitatakse ja installeeritakse ka fossiilse energia kaasabil. Mis see Eesti energia miksi või ütleme energiamajanduse selline loogiline lahendus oleks siis tänasel hetkel? Sellele küsimusele on päris raske vastata. Tähendab, kui me teeksime sellised eeldused, et meil ei ole olemas elektribörsi, ei ole igasugused Euroopa Liidu käske ja keelde, ei ole täiendavaid makse fossiilsel energial, ei ole juba ehitatud suurt hulka seda juhitamatut või seda juhuelektri tootmist, et sel juhul oleks vastus väga lihtne muidugi, et me peaksime lihtsalt ehitama ühe korraliku kaasaegse põlevkivielektrijaama ja siis oleks hea niimoodi järgmised 30 aastat võiks siis teha ettevalmistusi tuumaelektrijaama ehitamiseks või midagi sellist, et aga nüüd, kus kõik need ülesloetletud halvad asjad on juba olemas, et nüüd ma küll ei oska öelda, et kas ainuüksi tehnoloogiliselt juba, kas põlevkivienergeetika nüüd õigustab ennast või kas ta sobitub kokku nüüd selle juhuelektri tootmisega või mitte. Et lihtsam on vastata küsimuse, et kuidas tõenäoliselt asjad hakkavad minema ja eks nad hakkavad minema umbes nii, nagu nad seni on läinud, et mingis raugevas tempos mõned tuulikud ikka veel ehitatakse ja gaasielektrijaamad ehitatakse ja eks ta siis mingit kallist elektrit annab mõned kümnendid ja võib-olla kunagi siis õnnestub mõni tuumareaktor ka ikka ehitada. Kuidas teie tunnetate kogu seda seda rohetemaatika või kliimaküsimused viimastel aastatel, sellega seoses ka siis energeetika küsimused, et kuidas nad nagu siin muutunud on? Minu isiklik tunnetus on see, et Euroopas ütleme, poliitiline juhtkond on vähem soovinud kurssi korrigeerida, muu maailm on nagu kuidagi muutunud oma suhtumist ja on kuidagi kõrvale lükanud need kliimaküsimused oma energiamajandusest. No ise küsimus, kas neil neid küsimusi ongi kunagi olnud, et no vähemalt koppidel nad ju käisid, eks ole, iga aasta oli kopp, käisid kohal, kõik tõstsid kätt, kui oli vaja öelda, et fossiilkütustest loobuda. Ja see on niisama formaalne, et kes läheb eralennukiga, kes läheb tavalise lennukiga. On selles mõttes selline muutus, mis peaks kuidagi ka mõjutama ehk meid, või meil on USA-t eelkõige silmas muidugi, et USA-s ju on tegelikult toimunud eelmise administratsiooniga võrreldes selline tuntav. No meie vaates, eks ole, majanduslik konkurents ja julgeolek on alati need kaks asja, et kui ei ole energiat, siis ei ole need kahte asja ka. Me vaatame ka seda sellises võtmes, võib-olla sõlmides veel CO2 siia juurde, eks ole, et siis kui me siin Euroopas CO2 kokku hoiame üksinda, siis sellest vist suurt abi maailmas ei ole, kui maailm seda ei tee. Pigem oleks isegi vastupidi ilmselt mõistlikum, et kui vähemalt Euroopa ja muud arenenud riigid, et kui meie fossiile põletaksime, siis meie vähemalt põletame seda nii-öelda distsiplineeritult või selliste nii-öelda minimaalsete heitmetega, et selles mõttes võimalikult palju tootmist peaks pigem siin olema, isegi kui see energia tuleb fossiilidest. Ja siis teine asi muidugi nagu öeldud, et kui keegi üldse peaks tuumaenergiat tempokalt arendama, siis need on just arenenud riigid. Et praegu kipub kohati, et ainult võib-olla seal Hiina ja India ja Venemaa ja sellised riigid on need, kes siis mingi tempoga ka selle rindel tegutsevad. Mul enne jäi selle CO2 koha pealt üks asi küsimata, mis ma tahtsin küsida, eks ole, et me käsitleme seda kui heidet, on ju, see, kuidas ta soojendab, eks ole. Kõigepealt see eeldumine, millest me räägime, see on siis tingitud nende gaasimolekulide vibratsioonist, seal nad vibreerivad mingitel kindlatel sagedustel ja siis vastavatel infrapunastel lainepikkustel nad neelavad. Aga seal konks on selles, et mitte iga gaasi, iga vibreerimine ei tingi sellist neeldumist, et näiteks hapnik ja lämmastik, mis on need põhigaasid, et neil on selline lihtne molekul, või nagu füüsikud ütlevad, et selle molekuli sümmeetria on selline, et nemad ei neelagi üldse seda infopunast kiirgust, aga kui me võtame sellised suuremad molekulid nagu nüüd CO2 ja
ja metaan ja sellised asjad, siis esiteks neil on rohkem neid võnkesagedusi seal ja vähemalt mõni nendest on ka aktiivne selles mõttes, et ta neelab seda infrapunast kiirgust. Ja siis teine aspekt on see, et kuigi CO2 on nüüd atmosfääris vähe, siis atmosfäär on võrdlemisi paks ka siiski, et atmosfääri nii-öelda karakteerne paksus on kuskil 8 kilomeetrit, et kui seda hõredat gaasi, kui kiirgus peab seda hõredat gaasi läbima 8 kilomeetrit, siis sellel teepikkusel ta siiski neeldub ja neeldub päris tugevasti selles mõttes, et nendel resonantsetel lainepikkustel seal, kus CO2 neelab, seal ta praktiliselt kõik neelabki ära juba. Ja see tähendab tegelikult vähemalt kahte sellist huvitavat asja, et üks on see, et see summaarne kasvuhooneefekt, mis CO2-st tuleb, see on tegelikult päris suur, et kui meil atmosfääris üldse CO2 ei oleks, no siis oleks maapinna temperatuur mingi 30 kraadi väiksem vist, 30 või 40 kraadi väiksem. Planeet oleks jäätunud ja võib-olla elukõlbmatu üldse, et selles mõttes on see kasvuhooneefekt nagu hädavajalik. Teisipidi, nüüd, kus see CO2 on juba selles koguses olemas, mis ta seal on, siis see täiendav muutus, mida me nüüd siin fossiilide põletamisega esile kutsume, selle efekt on juba väike, et noh, tööstusrevolutsiooni alguses oli 280 miljondikku, nüüd on 430, et mis on oluline kasv, aga ometigi temperatuuri muutus, mida me esile oleme kutsunud, on ainult napilt 1 kraad. Et selles mõttes on see protsess nagu nii-öelda, ei ole kartust, et see protsess niisama lihtsalt nüüd kontrolli alt välja läheb või see temperatuur piiramatult hakkab kuidagi kasvama. Ja mis puudutab nüüd selle CO2 nagu laiemat pilti, et mis rollis see CO2 üldse on, siis võib-olla üks mõnevõrra üllatav aspekt on see, et ega seal fossiilsetes kütustes ja selles vastavas süsinikuringluses, et ega seal ei olegi nagu põhiosa seda CO2 tegelikult, et see valdav enamus sellest süsinikust ja CO2-st, mis kunagi nüüd, kui see planeet tekkis, mis oli siin, et see on kõik nagu talletunud maapõues mingites karbonaatides ja mingi lubakivi ja marmor ja mis iganes kujul ta seal on. Ja vähe sellest tegelikult eksisteerib isegi geoloogilistes ajamastaapides eksisteerib selline aeglane protsess, mis nagu säilitab üldjoontes seda tasakaalu atmosfääris, et kui temperatuur on kõrge ja atmosfäär on niiskem, siis need vihmad pesevad nii-öelda nagu seda CO2 väga aeglases tempos sealt atmosfäärist välja ja siis ta läheb ookeanidesse, kus toimuvad ka meil mingid protsessid ja lõpuks seal tuleb isegi laamtektonika lõpuks mängu, mis siis kannab seda süsinikurikast materjali kuhugi sügavamale maapõue ja siis ükskord läbi vulkaanilise aktiivsuse ta jällegi paisatakse atmosfääri tagasi, et mingi selline väga aeglane protsess eksisteerib, mis nagu suures plaanis seda tasakaalu säilitab, et näiteks mõnikord tuuakse võrdlusena siin selles aspektis nagu planeet Veenus, kus see kasvuhooneefekt on läinud nagu kontrolli alt välja ja hetkel on seal Veenuse pinnal mingi 500 kraadi on temperatuur. Nii palju, kui nad on suutnud seda Veenuse ajalugu nagu rekonstrueerida, siis alguses, kui see päikesesüsteem tekkis, siis Maa ja Veenus olid nagu üsna sarnased, aga Veenus on Päikesele lähemal. Ja alguses oli Päike kiirgas nõrgemalt ka, et ajapikku, mida vanemaks Päike saab, seda intensiivsemalt ta kiirgama hakkab. Nii et ühel hetkel seal Veenusel see tasakaal läks nagu põhjalikult paigast ära ja ookeanid aurustusid ära ja piiramatult hakkas siis CO2 kogunema sinna atmosfääri, et praegu seal atmosfäär on 100 korda tihedam, kui ta maa peal on ja kui maa peal on või meie planeedil on seda CO2 on nii vähe, et meil on siis
infrapunases piirkonnas on nii-öelda need läbipaistvusaknad olemas, kust see soojuskiirgus välja pääseb ja saab siis planeeti jahutada, siis Veenusel on seal täielik pimedus, et kogu see maapinnalt tulev soojuskiirgus jääb atmosfääri kinni ja siis tohutult tõstab see temperatuuri. Aga tulles tagasi nüüd selle fossiilide juurde, et nagu ma ütlesin, et seal fossiilides nii väga palju seda CO2 ei olegi tegelikult, et kui nüüd järgnevate 100 aastatega kõik need fossiilid välja kaevandada ja ära põletada, siis võib-olla see atmosfääri CO2 tase tõuseb seal 2000 ppm-ini, kuhugi sinna kanti. Vist selles mõttes on palju, et nii-öelda see värske õhu piir on kusagil 1000 ppm-i, et kui ta sellest üle läheb, siis õhk ei mõju enam nagu värskena või ei. Öeldakse, et õhk läheb paksuks. Just, et loodetavasti nii kaugele see asi ei lähe. Igal juhul, kui nüüd selle teema lõpetuseks, et kui nüüd tõesti asi läheks nii kaugele, et meil oleks 2000 ppm-i oleks siis kontsentratsioon ja kui nüüd võtta aluseks need kaasaegsed kliimaalased teadmised, et seal nad on rehkendanud, et kui CO2 kontsentratsioon tõuseb 2 korda atmosfääris, siis koos kõikide tagasisidede ja muude efektidega temperatuur kasvab umbes 3 kraadi. Enne tööstusrevolutsiooni oli meil 280 ppm-i, ütleme, et ümmarguselt 250, siis seda tuleks nüüd kahekordistada, siis veel kahekordistada, siis veel kahekordistada, siis me saaksime 2000, nii et see oleks niimoodi näpude peal rehkendades 9 kraadi oleks siis temperatuuri tõus, mis nagu sellisele CO2 kasvule vastaks, et eks ta tõenäoliselt kunagi aastasadade pärast võib-olla 5-10 kraadi on see temperatuuri muutus, mis siis saab olema. Koos vastavate siis selle poolt esile kutsutud muutustega siis, kõikide muude muutustega kliimasüsteemis, nagu seal mingite kliimaolude muutumine ja jääkatte vähenemine ja maailma meretõus ja kõik need muud asjad. Ma päris lõpetuseks küsin lihtsalt, et kui me räägime sellest, kuidas me seda kliimateemat nüüd Eestis võiksime arutleda või kuidas sellele läheneda, kas meil oleks mõistlik kuidagi nii-öelda samm tagasi astuda sel teemal ka Eestis, võtta üks lonks vett, eks ole, ja lahutada siis ära selle kliima- ja energiapoliitika näiteks ja mõelda ratsionaalselt, eks ole, ja mitte võib-olla siis seda nii-öelda kliimat nii väga karta, vaid just nimelt siis mõelda, et kuidas me... selles mõttes, et maailm läheb edasi nii-öelda oma soodu, et selles mõttes see, et nüüd meie panus CO2 vähendamisesse nüüd kuidagi aeglustaks seda kliima soojenemist, et see on täielik mõttetus, et see kõik põhineb sellel ideel, et kui meie natuke pingutame, siis kõik muud maailma rahvad samuti pingutavad, aga see ei ole üldse korrektne eeldus, et enamasti eriti veel pidades silmas, et ega kõik maailma rahvad ei ole siis arenenud rahvad, et kes saavad endale võib-olla arenenud riigid saavad endale lubada seda luksust, et nad ühel või teisel viisil siis natuke vähendavad seda heidet, aga enamik rahvastikust on maailmas juures arenevates riikides ja nagu öeldud, et kõige lihtsam energia, mida kasutusele võtta, on ikka fossiilne energia, mitte et ega nad kohe ei hakka siis seal tuumaenergiat arendama, nii et jah, et selles mõttes meil ei ole mõtet absoluutselt sellepärast muretseda nüüd, et oma energiapoliitika nagu kontekstis, et mis sellest kliimast saab.